Ainult mõned punktid, mida tahaksin esile tõsta. Alustuseks, kuna ma tean, et täna hommikul oli uudistes juttu maavärinast Venezuelas, siis mul oli täna varem võimalus rääkida Delcy Rodriguez'i kohusetäitjast presidendiga. Me ootame loomulikult me juba mobiliseerime Fairfaxi maakonna ja Los Angelese otsingu- ja päästemeeskondi. Lisame ka teisi meeskondi. See on nende kõige vahetum vajadus praegu, otsingu- ja päästetööd. Neil on palju kokkuvarisenud hooneid, nii et nad vajavad palju abi nende rusude alt välja kaevamiseks. Lennujaam seal on väga kahjustatud, seega peame lootma sõjaministeeriumile, et nad saadaksid sinna ressursse. Ja me aitame ka õhupiltidega, eriti rannikualadel, kus neil ei ole täielik ülevaadet kahjust või mõjust. Meed on järgmise 48–72 tunni jooksul kõige pakilisemad lühiajalised vajadused. Sest otsingu- ja päästeoperatsioonides püüad sa jõuda inimesteni, kuni on veel võimalik nende elusid päästa. Nad on rusude all mattunud ja on ka teisi riike, kes samuti reageerivad. Katarlased on juba abi pakkunud, sest rääkisime nendega ka täna varem. Jah, El Salvador on samuti valmis aitama ja mitmed riigid piirkonnast, sealhulgas Tšiili ja teised, on meiega ühendust võtnud, et sellest teada anda ja aidata seda ellu viia. Kui liigume selle reageerimisega edasi, lühiajalise reageerimise ja taastumise faasiga, siis teine faas on loomulikult nende kõige pakilisemate ja pikaajaliste vajaduste kindlaks tegemine, millega nad vajavad pikaajalist abi. Saame parema hinnangu järgmise 48 tunni jooksul, kui oleme koha peal ja kui Venezuela võimud täpsustavad elamukahjusid, kuhu paigutada need, kellel pole kuhugi minna. Mida saame teha, et aidata taastada nende sidet, interneti ja telekommunikatsiooni? Samuti peame hakkama saama sellega, mida ootame, et eraannetused suurenevad. Võin ette kujutada, et Ameerika Ühendriikidest ja sealsetest organisatsioonidest tuleb palju inimesi. Oleme juba võtnud ühendust mõnede peamiste heategevusorganisatsioonidega. Aga ma tean, et kohalikul tasandil, eriti sellistes kohtades nagu Lõuna-Florida, kus mina elan, on palju inimesi, kes tahavad aidata ja toetada ning me peame lihtsalt leidma viisi, kuidas sekkuda ja pakkuda selleks logistilist tuge. Lisaks oleme juba aktiveerinud oma katastroofidele reageerimise meeskonna Välisministeeriumis ja meie humanitaarabi jõupingutused. See on midagi, mida me tegime väga hästi Jamaikal pärast seda tormi ja see on midagi, milleks me oleme nüüd tõesti valmis. Ma olen juba rääkinud sekretär Hexetiga. Sõjaministeerium peab siin täitma olulist logistilist rolli, sest neil on võime jõuda keerulistesse kohtadesse. Praegu on Caracase lennujaam kahjustatud. Üks rajadest on pragunenud. Aga sõjaministeeriumil on selleks maandumisvõimekus. Sellistes olukordades vajame seda. Meil on täielik valitsuse vastus, see saab olema suur, kiire ja tõhus. Ja loomulikult oleme ühenduses oma saatkonna kaudu koha peal. Usun, et peaaegu kogu meie meeskonna asukoht on seal kindlaks tehtud. Ja loomulikult on ameeriklased turvaliselt. Viimane punkt on see, et me teame, et praegu on Venezuelas Ameerika kodanikke, seega oleme samuti käivitanud tavapäraselt protsessid, mille kaudu nad saavad meiega ühendust võtta, kui nad vajavad abi või toetust. Selle visiidi käigus oli meil väga tulemuslik kohtumine, ma tean, et sa kuuled seda alati, aga see oli tõesti suurepärane kohtumine Pärsia lahe riikidega. Nad jagasid konkreetseid muresid ja olulisi ideid. Nende suurim mure on see, et nad tahavad tõesti olla kursis iga sammuga läbirääkimiste ajal, nii tehnilisel kui ka poliitilisel tasandil. Meie soovime nende kaasamist. Katar on kasulik vahendajana, kuid kõigi nende riikide arvamused peavad olema kajastatud. Me ei tee otsuseid ega võta kohustusi, mis kahjustaksid meie Pärsia lahe partnerite heaolu, stabiilsust või julgeolekut. Seetõttu loome igas etapis pideva suhtlussüsteemi, et nad ei saaks asjadest teada meedia kaudu. Ilma teid solvamata peavad nad kuulma seda otse meilt ja olema võimalikult palju kaasatud, kui me edasi liigume. Ja see oli midagi, millest me täna rääkisime. Neil on veel mõned konkreetsed küsimused, üks asi sai selgeks. On väga selge, et Pärsia lahe riikide seas ei ole mingit toetust igasugusele teemaksule, maksule või muule tasule rahvusvaheliste vete kasutamise eest. President tegi selgeks, et seda ei juhtu, see ei saa olla selle osa, see ei tohi olla selle osa. Ta rõhutas seda uuesti eile ovaalkabinetis pressikonverentsil ja ma kordasin seda seisukohta, mis oli meie partnerite poolt siin samuti hästi vastu võetud, kui nad seda kuulsid. Nii et olgu, lähme edasi. Ja sa ütlesid jätka. Oma tänastes kommentaarides mainisid sa, et kooskõlas Iraaniga tuleb see volta jaoks mõningase hinnaga. Jah, muidugi. Tahad ma nagu näha, jah? Vabandust, võid jätkata.
Oma tänastes kommentaarides ütlesite, et Iraaniga pole kokkulepet. See toob kaasa teatud määral Pärsia lahe riikide huvide arvelt. Kas see tähendab, et läbirääkimistel Iraaniga käsitlete ka nende toetatud rühmitusi ja Hormuzi väina ohte, mis mõjutavad meresõitu isegi siis, kui väin ei ole suletud? Laevaliiklus ja ka toetatud rühmitused. Ja, vastavat vastastikuse mõistmise memorandumile mainitakse seal rahu piirkonnas ning mitte sekkumist iseseisvate riikide suveräänsusesse või huvidesse. Just sellised need toetatud rühmitused ongi. Nad sekkuvad riigi suveräänsusesse. Kui sa annad näiteks raha Hezbollahile, et nad tegutseksid Liibanoni suveräänse valitsuse rivaalina, siis sa sekkud nende poliitikasse. Kui sa toetad Iraagis relvarühmitusi, siis sa sekkud Iraagi asjadesse. Kui sa toetad Hamasi või Hutisid või keda iganes, siis sa sekkud nende riikide suveräänsusesse. See kuulub samuti sinna. Memorandum näeb ette nende küsimuste arutelu, sest see on ülioluline. See teema arutatakse kindlasti läbi, sest lõpuks ei saa selles piirkonnas olla rahu ja stabiilsust, kuni suveräänsete riikide piirides tegutsevad riigivälised osapooled, keda Iraan rahastab. Aitäh! Milline on teie kommentaar Iraani ja Omaani vahelisele vaidlusele, mis puudutab turvalisust selles piirkonnas olulise Hormuzi väina läbipääsu juures? Ja, oleme nüüd jõudnud punkti, kus näiteks kuulete iraanlasi ühte asja ütlemas, kuid tegelikkuses juhtub hoopis midagi muud. Mida ma kõigile ütleksin on, meil on selge, ja see peaks olema ka teile selge, et Iraani süsteem jätkab maksimalistliku retoorika tootmist. Nad panevad inimesi televisiooni ja ametliku meedias avaldusi tegema. Kuid meid ei huvita eriti nende pressikonverentsid. Meid huvitab see, kas laevad tegelikult liiguvad. Kui laevad liiguvad nii, nagu nad peaksid, siis just seda me hindame ja sellele reageerime. Kui aga sellele retoorikale kaasnevad reaalsed ähvardused ja laevad ei liigu, siis rikub see kokkulepet ja meil tekib sellega probleem. Seega jälgime laevade pidevat liikumist. Sellisel juhul teenib see marsuut rahvusvahelise mereorganisatsiooni juhitud evakuatsiooni püüdlusi ja see peab jätkuma. Kuni see jätkub, võivad nad pidada nii palju pressikonverentse, kui soovivad. Kui see peatub, siis on meil probleem. Aitäh! Oman andis lubaduse, et tasusidega teemaks ei kehtestata, kinnitades veel kord, et neil ei ole huvi selle süsteemi vastu, isegi pärast 60-päevaseid läbirääkimisi. Ma ei tea, kas see on juba välja antud, kuid meil on meie kohtumise ühisavaldus, mis teeb selle täiesti selgeks. Seetõttu sooviksin korrata seda punkti, mida ma varem mainisin, juhuks kui te ei olnud avatud osas kohal. Tasud ja teemaksud on samad. Makstakse läbipääsu eest, pole vahet, kas seda nimetatakse tasuks, teemaksuks või annetuseks, see on teemaks. Nii me määratlesimegi, see on rahvusvaheline veetee. Maailmas pole ühtegi riiki, kes toetaks maksmist väinade ületamise eest ja mõelge sellele nii. See pole isegi teostatav, oletame, et me läheksime täiesti hulluks ja otsustaksime teemaksu või tasumehhanismiga nõustuda. Kuidas see toimiks, see pole teostatav. Mis oleks siis tagajärg, kui ei maksta? Kui laev ütleb, et ei maksa, siis see pole teemaks, seda ei saa sisse nõuda, saadetakse posti teel, neid tulistatakse. Kui tulistada ja laev uputada, siis ükski teine enam ei liigu. Selline süsteem on hoolimatu ja teostamatu. Parem on see mõte kohe unustada. Oleme olnud väga selged, võite seda nimetada. Kutsuge seda maksuks või teemaksuks, kutsuge seda, kuidas tahate. Kui nad hakkavad kitsaste väinade kasutamise eest tasu nõudma, siis me ei toeta seda. Me ei tolereeri ega luba seda. Selles küsimuses valitses ruumis üksmeel. Ära, saladus. 2 asja Venezuela kohta. Kas abisumma dollarites on juba teada või on veel vara? Veel on väga vara. Me teame, et neil on abi vaja. Oma kogemuse põhjal, elades Lõuna-Floridas ja läbides orkaane, mis mõjutasid Kariibi mere piirkonda, olen õppinud, et tuleb oodata ja vaadata, millised vajadused tekivad. Kõige pakilisem prioriteet praegu on otsingu ja päästetööd, sest on ülioluline inimesed rusude alt kätte saada. 48 tunni jooksul, et neil oleks ellujäämisvõimalus. Ja seetõttu on see esimene asi, millele me reageerime. Nii saame hinnata, mida neil veel vaja on. Ma kujutan ette, lähtudes sellest, mida ma selliste olukordade kohta tean, et neil on vaja kohta, kuhu minna. Kuidas te kõiki neid inimesi lühiajaliselt majutate? Nii et me saame sellest paremini aru, pole veel isegi 12 tundi möödas. Nimbraite kohta veel infot pole, kuid president on täielikult pühendunud sellele, et olla Venezuela poolt. Ja teiseks, kas te olete teadlik, kas osa Katari käes külmutatud rahast on üle kantud? Ei. Juba Iranile. Ma ei ole sellest teadlik, ma arvan, et keegi meie süsteemis ei ole seda öelnud. Ma ei tea, kas sa pead silmas mingit uudist, aga seni me ei tea mingist rahast midagi ega ole ühtegi ülekannet lubanud. Okei, kas raha on ikka veel seal? Meie jaoks küll, see on meie arusaam.
õige, kui selle kohta kokkulepet pole, on parem nii jätkata. Tänase kohtumise tulemustest kuningaga. See oli väga positiivne. Tulime siia eelkõige pikaajalise suhte nimel. Oleme siin olnud aastakümneid, nii et see pole meie riikide vahel midagi uut. Nii et loomulikult, nagu alati, lihtsalt väljendasin tänu kõige eest, toetuse eest, mida nad meile selle konflikti ajal on andnud. Ja teine asi on lihtsalt korrata neid punkte, mida ma sinuga mainisin. Ehk siis meie loomulikult oleme Ameerika Ühendriikide president. Kui me suudame Iraaniga kokkuleppele jõuda, mis oleks kõigile hea, siis me tahame seda teha, me teeme seda. Me anname kõik võimalused, et see õnnestuks. Aga samuti selleks, et oleks selge, et me ei tee midagi ega nõustu millegagi, millest nemad ei oleks teadlikud. Et nemad ei oleks, et meie partnerid piirkonnas ei oleks teadlikud, et meie partnerid piirkonnas ei oleks kooskõlas. Ja et see kuidagi võiks ohustada nende julgeolekut ja stabiilsust. Seega, et neid nende punktide osas rahustada, need samad punktid, mida tõstsime esile Pärsia lahe koostöönõukogu kohtumisel. Härra sekretär, kas CCG liitlastega kohtumisel lubas keegi neist panustada sellesse $300 miljardi suurusesse ülesehitamisse? Ei, seda ei arutatud. Ma mõtlen, see ülesehitamise küsimus on praegu veel väga kaugel ja see on midagi, mida nagu teate, käsitletakse selle protsessi sobival ajal. Mina aga seda ei arutanud keegi. Te ütlete, et tõmbate oma punased jooned nii Hormuzi kui ka tuumaprogrammi osas. Jah, Iraan lükkab need tingimused tagasi. Mis oleks Washingtoni järgmine samm? Mina vaata, presidendil on mitmeid võimalusi tema käsutuses. Kui Iraan rikub oma sõna või otsustab, et ei soovi kokkulepet teha, loodame, et nii siiski ei lähe. Ma ei taha, et nii läheks. Anname kogu võimaluse diplomaatial töötada. Meil on hea meeskond sellega tegelemas. Kui see siiski ei õnnestu, siis president teab, millised on tema võimalused. Aga tead, ma ei hakka neid võimalusi sinu arutama. Aga presidendi käsutuses on palju võimalusi. Armõ. Kasutas väga otseseid väljendeid. Iraani kirjeldamiseks nimetas Iraani juhtkond neid teie. Te nimetasite neid teokraatlikeks hulludeks. Kas näete seda ka tänases juhtkonnas? Vaadake, see ei ole minu usk, see on fakt. Ma mõtlen, Iraani süsteemi juhivad vaimulikud, radikaalsed vaimulikud. Seda on alati juhtinud nemad ja nad juhivad seda siiani. Seda öeldes peame me tegelema ka olukorra geopoliitikaga. Ja siis, kas nad on muutnud oma mõtteviisi või oma lähenemist oma suhetele. Jah, naabrite jaoks anname võimaluse, et see töötaks. Aga võib-olla on see muutunud, ma ei ütle, et see on muutunud, ma ütlen, et president tahab uurida, kas see on nii ja kui see on muutunud, siis me saame teada, aga me ei saa teada selle põhjal, mida nad ütlevad, vaid selle põhjal, mida nad teevad. Hindame neid nende tegude järgi ja katsetame seda hüpoteesi ning vaatame. Vaata, keegi pole öelnud, et see saab olema lihtne. Me teame, et selle valitsuse kõrgeimal tasemel olevad inimesed järgivad endiselt sama teoloogiat ja mõtteviisi nagu varem. Aga on poliitilisi sektoreid, mis tunduvad paindlikumad ja valmis dialoogiks. Just nendega me peamegi läbirääkimisi. Vaatame, kuidas see kõik lõpuks laheneb. Eelmisel kuul ähvardas president Trump pommitada Omaani, kui nad kehtestavad Hormuzi väinas teemaksud. Täna ütlesite, et ükski riik ei tohiks kehtestada teemakse looduslikes väinades. Kuidas on täna kahepoolne suhe Omaaniga? Kas olete veendunud, et nad ei mängi mingeid mänge? Mängud seoses just selle sama küsimusega. Meie suhted Omaaniga on head. Ma mõtlen, lõpuks ei tule mingit tasusid ega teemakse mitte ühtegi ja nad on sellele alla kirjutanud. Tead, nad olid täna koosolekul kohal ja ütlesid, et nad ei toeta teemaksusüsteemi. Nii et see on hea, väga hea. Ma pean tõesti küsima, sest vaid paar nädalat tagasi ähvardati Omaani pommitada. Siis ei tundunud kõik korras olevat. Kui sina... Ma saan rääkida ainult tänasest ja täna öeldi koosolekul ning allkirjastati, et tasusid ega teemakse ei tule. Ja seetõttu arvan, et see on hea uudis, et nad allkirjastasid selle. Härra sekretär, Venezuela kohta oli käimas stabiliseerimisprotsess. Jah, ilmselgelt oli selles suur roll. Kas te olete mures, et see maavärin võib seda protsessi kahjustada? Ma ei ole selle pärast mures, me kardame, et see on Rusudal inimesi ja tahame nad päästa. Mõnel neist on sugulased seevas. Aga sõltumata sellest me reageerime alati humanitaarkriisidele, eriti meie poolkeral. Praegu keskendume sellele. Maavärinad on ettearvamatud ega ole planeeritavad, kuid me reageerime sellele positiivselt. Meil on hea meel näha, et ka teised piirkonna riigid on mobiliseerumas. Ma mõtlen, see on El Salvador ja president Bukelel ei olnud Venezuelaga head suhet, kuid ta saatis kohe otsingu ja päästemeeskonna abi pakkuma. Nüüd keskendume inimlikule poolele.
on inimesi, kes said kannatada ja vigastada, mõned surid, teised said raskeid vigastusi ja mõned on endised rusude all lõksus. Keskendume sellele. Kuidas see laiemasse stabiliseerimisprotsessi sobitub? Ma ei usu, et me vaatame seda sellest vaatenurgast. Ilmselgelt on see tagasilöök. Aga me saame sellest üle ja usun, et Venezuela tuleb sellest välja tugevamana, hoolimata praegusest tragöödiast, millega ta silmitsi seisab. Härra sekretär, memorandumis ei täpsustatud aastaid, mille jooksul Iraan ei tohi tuumarelvi arendada. Kas lõplikus kokkuleppes peab olema konkreetne number? Ma hindan mitte. Sellepärast ei lakta, miks seda MOU-s ei oleks, sest MOU ei ole lõplik kokkulepe. MOU loob vaid raamistiku ja läbirääkimisteks vajalikud parameetrid. Ja pole kahtlustki, et selle läbirääkimise osana arutatakse väga konkreetseid tingimusi nagu aastad ja piirangud. Ja see hõlmab ka mehhanisme, mille kaudu kontrollitakse ja rakendatakse kokkulepet. Aga kas on olemas number? Täna hommikul toimuvad läbirääkimised GCC ja Iraani vahel ja Iraak seoses Hormuzi väinaga. Kas toetate sellist tüüpi? Mis see on? Me just kuulsime täna hommikul, et GCC, Iraani ja Iraagi vahel toimuvad läbirääkimised seoses Hormuzi väinaga. Kas sa toetad seda? Ma ei tea sellest midagi ja ma ei ole seda raportit näinud, seda ei arutatud täna minuga, seega ma ei saa kommenteerida. Sekretär, räägi. GCC on... Kas tegeleb mingisuguse otsese kokkuleppega Iraaniga, et pingeid leevendada? Ma ei saa kommenteerida ühegi neist riikidest kahepoolset suhtlust. Ma kujutan ette, et neil on alati olnud omavaheline suhtlus ja Katar on selles mõttes olnud võtmetähtsusega vahendaja. Mis puudutab meie vastastikuse mõistmise memorandumit, milles me osaleme, siis täna arutasime, et luuakse mehhanism, sest praegu on seda kasutatud kõige jaoks. Aga luuakse süsteem, kus igas protsessi etapis, kui arengud toimuvad nii tehnilistes kui ka poliitilistes aruteludes molli ümber, kaasatakse need sinna. Me tabame, et nad oleksid kursis kõigega, mida arutatakse, kõigega, mida kaalutakse ja saame nende seisukohad ja huvid meie omadega selles osas kooskõlastada. Nii paljud osariigid on raketirünnakute all kannatanud. Sealhulgas Bahibari. Hiljutise ajal, jah. Aga mainimist ei olnud. Öeldi. Vastastikuse mõistmise memorandumis. Hiljutise ajal küll, aga sellest ei olnud mainimist. Vastastikuse mõistmise memorandumis. Mida sa selle kohta ütleksid? Vaata, ma arvan, et siin on arusaamatus. Mõistmise memorandum ei pea olema amendav. Põhimõtteliselt määratleb see läbirääkimiste alused, nagu tegi ka mõistmise memorandum. Seal olid konkreetsed punktid kitsaste väinade kohese taasavamise kohta, kuid lõpuks loob see reeglid läbirääkimisprotsessi jaoks. Selle protsessi käigus kujutan ette, et arutatakse palju asju. Mis puudutab Pärsia lahe koostöönõukogu, siis täna mainiti midagi, mis on neile väga oluline. Nad soovivad mingisugust rahastust ülesehitustöödeks. Nad on kannatanud kahju ja tahavad selle eest kompensatsiooni saada. Seega kujutan ette, et vastastikuse mõistmise memorandumi protsessi ja nende kaasamise käigus meiega kerkivad sellised küsimused kindlasti esile, eks? Lähme. Teie Itaalia kolleeg tühistas kohtumise enne, kui te siia tulite. Tulenevalt pingetest Trumpi ja peaminister Meloni vahel, kas te käsitlesite seda teemat? Kas rääkisite oma kolleegiga? Ma rääkisin temaga eelmisel reedel, see oli kas reedel või laupäeval, kui nad otsustasid mitte tulla. Mitmed kokkulepped kriitiliste mineraalide ja muude küsimuste osas on juba paigas ning kirjutatakse peagi alla. Mul on temaga head suhted, ta helistas mulle, ütles, et ei tule Miamisse, mina olin juba siia tulemas, nii et kõik läks hästi. Kahju, et üritus katkestati. Ma arvasin, et nad oleksid pidanud ikkagi tulema, aga meil olid juba kokkulepped allkirjastamiseks valmis. Me allkirjastame need siiski peagi, vaja on vaid leida koht, kus seda teha. Kas viimane suudab uue lehekülje pöörata ja taastada usalduse liitlaste vahel? Jah, ma olen mõelnud suhetele Itaaliaga. Sõjalises ja muus plaanis takistusi pole. Ilmselgelt on president ärritunud. Ta tunneb, et see pole ainult Itaalia, vaid ka teised riigid. Kui me seisime silmitsi ohuga, eriti Euroopa vastu, ei võtnud paljud Euroopa riigid seisukohta ega tegutsenud piisavalt, sealhulgas kahjuks ka Itaalia. Aga me peame sellega tegelema. Aga tema seisukohad selles osas on olnud väga selged, see ei tohiks kedagi üllatada, ta on seda korduvalt öelnud, ütles seda ka eile uuesti, ta on... Ja neid teemasid arutatakse NATO tippkohtumisel mõne nädala pärast. Eelmisel nädalal ütles asepresident Vance koosolekuruumis, et president Trump tunneb mõnikord frustratsiooni, sest iga kord koosolekuruumis tal on koosolek presidendiga. Mida sa siin koosolekuruumis teed? Salah ütles, et president Trump ärritus mõnikord alati, kui Iisraeli ja Liibanoni vaheline kokkulepe lähenes. Iisrael viskas mingit tüüpi pommi, mis tappis tsiviilisikuid Beirutis ja see ei tundunud eriti tulemuslik. Paljud vabariiklased leidsin need kommentaarid kongressis
mida sa neist arvasid? Nii et üks asi, mis juhtus, oli see, et me tegelikult suutsime seda teha. Eelmisel reedel aktiveerisime uuesti järelevalvemehhanismi, mis oli olnud passiivne. Nüüd pea on segaduses ja liibanonlane kahjuks. Eelmisel reedel aktiveerisime uuesti järelevalvemehhanismi. Juhtumi tõttu ei võta me enam kolmandate isikute sõna vastu. Me saame näha, hinnata ja kvantifitseerida, mis tegelikult juhtus. Näiteks eile lähenesid 2 relvastatud Hezbollah meest sõidukiga Iisraeli kontrollpunktile ja iisraelased reageerisid sellele olukorrale. Kui see oleks juhtunud nädal tagasi, oleks uudis olnud lihtsalt see, et 2 liibanonlast tapeti iisraelaste poolt. Nüüd me teame, mis tegelikult juhtus. Me nägime selgelt piltidelt, et 2 relvastatud meest, kes ei kuulunud Liibanoni armeesse, kujutasid endast ohtu kontrollpunktile. See muudab kõike võrreldes sellega, mida me varem saime. Pealegi on täna 3. päev. Me oleme siin mõned tunnid ees. Täna on 3. päev läbirääkimisi Liibanoni ja Iisraeli võimude vahel. Eile oli meil väga hea päev. Ma usun, et me oleme väga lähedal sellele, et saavutada 2 riigi vahel huvide kokkuleppe või kavatsuste kokkuleppe, mis minu arvates hakkab kujundama palju tõotavat tulevikku. See saab olema protsess, see võtab aega, see nõuab palju tööd. Aga ma ütlen, et esimest korda 30 aasta jooksul räägib Liibanoni suveräänne valitsus otse Iisraeli valitsusega. Nendega me hakkame läbi rääkima ja koostööd tegema, mitte Hezbollahiga. Hezbollah ei ole Liibanoni valitsus. Liibanonil on valitsus, tal on demokraatlikult valitud juhid. Meil on suveräänne õigus rääkida ja kaitsta Liibanoni rahva huve. Mida me soovime Liibanoni jaoks on rahumeelne tulevik. See on kõigi siin viibijate soov. Ausalt öeldes saavutame positiivse tulemuse, olgu see siis täna või lähiajal. Oleme selle nimel palju tööd teinud. Loodame, et täna on päev, mil saame edasi liikuda mõnede asjadega, milles eile edusamme tegime. Kas sa nõustusid asepresidendi arvamusega? Ei. Ma olen sulle juba öelnud, millist protsessi me praegu läbime ja nii ongi. Saame teada, mis tegelikult toimub. Ja me saame teha ausa hinnangu selle kohta, mis toimub ja mis ei toimu. Kahjuks on viimastel nädalatel olnud vaid teadmatus, kus me ei tea täpselt, kes, mida, kus ja miks tabas. Ma arvan, et nüüd on sellele probleemile vastu astutud ja see on lahendatud. Seega usun, et see annab meile selles protsessis palju selgust. Teeme selle küsimuse lihtsalt väga selgeks. Kui suur on vahe teie ja asepresidendi seisukohtade vahel? Millise küsimuse kohta, eriti Iraani küsimuses? See administratsioon... Ei, las ma ütlen sulle midagi. Kõik siin on ühel meelel Ameerika Ühendriikide presidendiga. Igaüks meist. Ameerika Ühendriikide president määrab meie riigi välispoliitika ja meie roll on loomulikult nõustada, teha ettepanekuid, anda arvamusi. Aga see, kelle rahvas on valinud meie riigi välispoliitikat juhtima, on president. President teeb need otsused ja kõik tema meeskonna liikmed, igaüks meist, töötame täielikus kooskõlas, väga tihedalt üksteisega, et ellu viia presidendi välispoliitikat. Kõik, mida me teeme, tehakse sellepärast, et president on otsustanud, et see tuleb ära teha. Ja üks asi, mille üle ma kõige rohkem uhkust tunnen, ma ei saa rääkida kogu meie valitsuse eest, sest ma ei ole seotud teiste valdkondadega, aga üks asi, mille üle ma kõige rohkem uhkust tunnen, on see, et kui asi puudutab välispoliitikat ja riiklikku julgeolekut, siis meil ei ole draamat, me ei mängi mänge. Meil on rühm inimesi, kes töötab väga hästi ja tihedalt koos, et täita presidendi juhiseid. Ja just sellepärast usun, et meil on olnud häid tulemusi ja saavutusi. Ja meil on ka edaspidi häid tulemusi ja saavutusi. Kõigil on oluline roll täita ja kõik täidavad seda rolli ning teevad seda koostöös. Õige. Ja ma arvan, et see teenib presidenti hästi ja ma arvan, et see teenib riiki hästi. Muidugi. Nende seas oled sina. Mis puudutab arutelusid Iraaniga kui peadiplomaadina, siis kas te ei sooviks otsesemat rolli nendes asepresidendi juhitud vestlustes? Vaata, ma arvan, et nagu iga teinegi on see rumal analüüs. Asepresident on valitsuse teine juht. See tõestab, et me võtame seda algatust tõsiselt. Meie meeskond töötab selle kallal ja ma olen siin, sest nemad on reisil. Kõigil meil on oma roll ja pärast 3 päeva selles võtmeriigis arvan ma, et see on rumal küsimus. Ameerika Ühendriikide asepresident on presidendi järel meie valitsuse teine kõige võimsam inimene. See, et ta on selles otseselt kaasatud, näitab, kui suur tähtsus meie valitsus sellele teemale omistab. Seega arvan ma, et on väga positiivne, et ta on sellega seotud, härra sekretär. Te teate, et kõik Iraanist tulevad ohud puudutavad Hormuzi ja selle mõju mereliiklusele. Kuidas me saaksime selle lõpetada, isegi kui nad proovivad sulgeda, mõjutab see ikkagi sealset laevaliiklust? See mõjutab, sest nad on õhkinud laevu ja pannud miine, sellega tuleb otse tegeleda. Meie tahame läheneda sellele teisiti. Praegu liigub seal palju laevu, aga me peame taastama Väinas endise olukorra, sest see on rahvusvaheline laevatee ja nii see jääbki, ühel või teisel viisil.
härra sekretär, kas te kardate, et sanktsioonide leevendamine Iraani suhtes rahastab nende armeed ja liitlasrühmitusi? Kui palju mõjuvõimu on sissival selle takistamiseks? Kui Iraan kasutab neid vahendeid rühmituste, rakettide ja kõige muu rahastamiseks, siis see kokkulepe ju ei toimi, eks. Me teame seda, aga loodame, et nii ei lähe. Praegu on neil vaid 60-päevane luba, et võimaldada läbirääkimistel edasi liikuda ja näha, kuhu need välja jõuavad. Kordan, kui Iraan tõesti tahab kokkulepet, on Ameerika Ühendriigid avatud. Kui nad ei taha, siis president saab sellest teada ja tal on selleks omad võimalused. Ainult üks küsimus NATO kohta. Eile saime teada, et kõrge ametnik ütles Washingtonis, et tegelikult aitasid liitlased nagu Itaalia armeesid ja IVAd ning avasid oma baasid ameeriklastele. Hävitajad, jah. Iraan vastas täna ja nimetas NATO-t kaasosaliseks. Nad väidavad, et nemad on vastutavad selle sõja puhkemise eest Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel. Mis asja? Iraan? Olgu. Mis on siis sinu reaktsioon sellele? Me oleme alati selgelt öelnud, et Iraan kujutab Euroopale veelgi suuremat ohtu kui Ameerika Ühendriikidele. Iraanil on juba raketid, mis võivad ulatuda Euroopa osadeni, mis ongi osa presidendi frustratsioonist. Kõik räägivad, et Iraan ei tohi kunagi saada tuumarelva, et Iraan ei tohi kunagi omada tuumarelva võimekust, aga ainus, kes oli valmis midagi ette võtma, oli president. Ja kui ta midagi ette võttis, leidis ta liitlasi, kes raskendasid meil oma baaside kasutamist. Ja siis, kui rääkida NATO liidus, siis üks põhjusi, miks ma olen alati tugevalt toetanud meie kohalolekut NATOs, on see, et see tagab meile õigused kasutada baase, mis võimaldavad meil jõudu projitseerida ja oma huve kaitsta. Aga kui need riigid ei luba sul neid baase kasutada, seab see kogu liidu kahtluse alla. Mis puudutab presidenti, siis tema arvates on Iraan Euroopale suurem oht kui Ameerika Ühendriikidele. Kui ta tegutses selles osas, ei palunud ta nendelt riikidelt sõjalist abi, me ei vajanud nende abi. Ta küsis, kas me võime kasutada baase, kuid mõned keeldusid või tegid asja keeruliseks, mis teda häirib ja ausalt öeldes heidab varju. Loodan, et NATO kohandatakse, ma pean minema ja jätkama. Iraagi kohta mind huvitab, kui palju teid teeb murelikuks see, et Iraan tugevdab kontrolli oma liitlasmilitsioonide üle seal. Ja no isegi kui need vestlused käivad, siis millist tulevast ohtu see teie naabritele kujutab? See on taas näide Iraani sekkumisest teise riigi, antud juhul Iraagi siseasjadesse. Seda öeldes, neil on uus peaminister, ta moodustab valitsuse, oleme temalt saanud häid signaale, ta külastab peagi Washingtoni, et kohtuda presidendiga. Ja meie lootus on, et me jätkame Iraagi rahva suveräänsuse ja selle austamise kaitsmist, mitte Iraani sekkumist. See saab olema vestlusteema, oleme juba uue peaministriga ühendust võtnud, ta on presidendiga korra telefoni teel rääkinud. Me hoiame olukorrad silma peal. Siiani on olnud häid märke ja mõned head sammud, mida ta on oma valitsuse moodustamisel astunud, kuid ilmselgelt on veel mõned väljakutsed ees. Aga see on midagi, mida me jälgime väga tähelepanelikult. Selge, viimane küsimus, sõbrad, sest peame hakkama valmistuma lahkumiseks. Veel üks küsimus Pärsia lahe koostöönõukogu riikide kohta. Kahjude hüvitamine. Kuidas seda saaks teha? Kas see võiks tulla vabastatud fondidest? Ma ei hakka praegu spekuleerima, kuidas see lahendatakse. Ma lihtsalt märkisin, et see tuli tänasel koosolekul üles. See on nende huvides ja me peame selle teema mingil hetkel käsitlema. Aga me pole tegelikult veel ühegi selle detailiga tegelenud, eks. Aga kuidas oli Venemaaga varem? Kellest? Venemaa süüdistab Ameerika Ühendriike, et ta ei täida jutumärkides kokkuleppeid või arusaamu, mis meil Alaskal olid. Palun muidugi. Alaskal ei olnud mingit kokkulepet, Alaskal oli ettepanek, aga kokkulepet ei olnud. Kui oleks olnud kokkuleppe, oleks sõda juba läbi. President Jazeva on endiselt valmis aitama kaasa püsiva lahenduse leidmisele Ukraina konfliktile. Iga kuu saab surma 20 000 sõdurit, enamik neist on venelased. See on olnud kurnav nii Euroopale kui eriti Ukrainale. Ukrainale ja üha enam ka Venemaale. Seega, kui oleme valmis edasi liikuma ja vajadusel konstruktiivset rolli mängima, et pooled kokku tuua ja sellele sõjale lõpp teha. Just seda on president juba 1,5 aastat püüdnud teha. Aga Alaskal ei jõutud kokkuleppele, Alaskal tehti ettepanek, aga kokkulepet ei sündinud. Kui oleks olnud Ameerika Ühendriikide poolt tehtud, sest see on sama, mida sa nägid avaldatuna.